No tere jälle siis. Seekord tuleb sihuke, ma arvan, miniosa, kus väga palju midagi ei tee. Mootorratastega ei tee, mitte üldse mitte midagi. Ja siin garaažis ka midagi ei tee. Et teeme lihtsalt lastele väiksed toolid. Sest et Birgit sai siit kuskilt mingit vana mööblit, köögimööblit siis, uksed, asjad siin ja mõned kapid. Kapid on meil, asjad on toas praegu, kasutame riiulitena. Aga ma mõtlesin, et võiks teha siis ustest uksi ära kasutada ja teha mingid toolid. Et see on nagu täispikkuses äkki seljatugi siis kummatki pidi, nii pidi äkki. Ja siis siia alla teha siis siuke istumisala kinnine ja pealt käib gaas lahti, kuhu saab asju panna. Kasutab ära lihtsalt seda materjali. Inged on olemas, et saaks seda pealmist osa tõsta ja vaatab, mis saab. Midagi väga ilusat ei saa selles mõttes, et siia jäävad augud sisse, teise pool apsti, jäävad siia augud sisse, siin on augud sees. Aga see ei pea ilus olema. Oleks praktiline, lapsed saavad istuda, seal asju alla panna. Äkki proovib mingi laua teha neile, seda ma täpselt ei tea, kas ma lauda hakkan tegema, aga mingid toolikesed saab 2 tükki valmis teha panipaikadega ja siis lapsed saavad istuda lihtsalt ja siin muud midagi ei olegi ja sinna asju panna, siis ei ole võib-olla kõik asjad laiali ja nad saavad oma asju eraldi mingisuguseid asju ära pakendada. Vot nii, aga eks ma hakkan mõtlema, kuidas ma reaalselt seda teen ja eks ma filmin selle siin natuke ülesse. Vot nii, hakkame pihta. Valmis ta saigi siin siis. Kõige ilusam pole, kõige sirgem pole, sest igal pool on vahed sees. Tööriistad pole kõige paremad, aga mis me neid süüdistame, eks asi on ikka töömehes. Et jah, siin, ei saa sirget jutti lõigata, sest ketasaega ei saa või selle lauasaega, kuna see on liiga väikse haardega ja masinatega lihtsalt ei tule sirget lõiget. Aga siuke ta on, natuke näeb välja nagu vetsupott vist, ei tea, kuidagi siuke naljakas. Et jah, äkki ajab asja ära. Siin on need augud sees, kus oli see käepidaja. Aga ei ole, ma arvan, et see ei ole nii hull. Eks viib selle ühe tuppa. Siin, loomulikult sai just sein valesti lastud esimene kord, tagurpidi pandud, et see jääks siia väljapoole, siuke koledam osa.
Siis panin hingesid, aju ei tööta üldse, panin siia sisse poole hinged. Noh, kuidas see siis töötama peaks. Aga noh, siis lõpuks mõtlesin välja, et saab ju väljapoole niimoodi panna. Ja siis käib niimoodi kinnida. Ja jah, ega siin ei olegi. Siit sees on natuke ruumi, kui asju panna. Ja väljas siis saab istuda. Et vaatab, kunagi äkki teeb, või noh, teise tooli teeb ruttu valmis. Peab mõõtma nüüd ära, kas äkki teeb natuke lühema tüdruku jaoks. Aurelia on pisem. Ja jah, Danielile see võiks sobida. Et siuke ta on. Mingi hetk äkki teeb laua, ma ei tea. Kuna noh, ta ei ole nüüd kõige ilusam asi siin, et ma ei tea, kas neid on vaja ikkagi. Aga üks asi on valmis tehtud. Vaatame, mis Daniel sellest arvab. Kui talle sobib, siis teeme teise Aureliale ka. Nagu nii on vaja teha, siis tahab. Ja jah, siis vaatame, kas laua teeme kunagi või mitte. Aga see oligi siuke osa, kus näidata, et ma ei oska puutööd teha. Jah, siuke see elu on. Või noh, midagi saab tehtud, laua võin valmis teha, aga see on suur asi ja seal ei ole, sellel ei ole samamoodi, see ei ole vaja nii täppistööd teha, ma siin mingit päris luksmööblit ei tee, aga jah, siuke väike vetsupott tool. Oleks auk sees, oleks päris vetsupott, ma ei tea, naljaks näeb välja, aga mis sa teed? Uus päev kätte jõudnud, meil siin õhtul said lapsed testida, vaadata, kuidas töötab tool. Täitsa ajas asja ära. Siin on näha, et siin on juba maalitud. Aurelia tõmbas pastakaga mõnusad jutid peale. Maha ei tule. Aga Danielile oleks vaja siuke jalakõrgendus siiamaani teha. Aureliale siiamaani. Et siis ma pigem teen jalakõrgendused, kui ma teen tervet tooli lühemaks, sest siis jääb see panipaiga alus või koht ka väiksemaks. Et teeb siia väikse astmelaua, et siis tal jalad saavad toetada siia peale ja Aureliale siis siia ja uue tooli, mis Aureliale teen, tuleb siis suts lühem. Et muidu ta ei ulata lihtsalt siia seljatoani. Siis teeb natuke lühema tooli ja nii ongi. Hakkame aga meisterdama. Alustame, ma arvan, sellest jalalauast. Mõtleb siia kuidagi miski väikse asja välja ja ongi hea. Ja nagu naksti, noh, mis naksti, nagu jah, valmis nad on igatahes. Midagi ilusat siin ei ole, endiselt, siin ei ole mitte midagi ilusat. Minust ei saa puutöömeest. Aga jah, siin see, mis Daniel läheb, sellel on jalg lahtine, sest et ise ta sätib, kas tal on vaja seda või ei ole vaja. Aurelia oma on siin fikseeritud, noh, mis on siis, siuke vahe siin sees. Siin, noh, jah, on ta nagu on. Igal pool siuksed asjad, aga töötab. See läks siis natukene nüüd istumisalus lühemaks. See on siin tunduvalt pikem ja sain käepidemed külge. Et lihtsalt põhimõtteliselt, kus on mu käepidemed? Põhimõtteliselt need tulid kaasa nendega, noh, need võtsin küljest ära. Puurisingi siit seespoolt need 2 keskmist läbi ja siis panin need külge. Lasin natuke suurema puuriga lihtsalt natuke siuksed faasid sisse, et puuri või need kruvid siia ära upuksid. Ja nii on. Ei ole ilus, aga lastele sobib. Et eile, kui ma viisin ühe tuppa, siis olid nad väga leilis, nii et see on põhiline, et lastele sobiks. Ei pea ilus olema. Kui lastele sobib, siis on juba ju kõik idekas. Sest ega need lastele ju teemegi. Või noh, ma teen siin. Et neid ei huvita, kas see nüüd ilus või kole. Neid huvitab see, et jah, saab siin asjad sisse visata kohe. Eile tuppa viisin, kohe läks asju täis.
siis nad kasutavad neid joonistamiseks, panevad endal siia panevad paberi peale ja pliiatsid ka, pliiatsikarp ja siis nad joonistavad siin peal. Ja nii kerge see ongi. Et nüüd on ikkagi vaja ka laud siia juurde teha. Et ma mõtlesin, et see tuleb siuke 5-minutiline osa, kus ma teen ühe tooli valmis ja siis ongi kõik. Näitan, et ma ei oska teha ilusat tööd siin toolidest, aga venib jälle pikaks. Et nüüd ma siin üks päev hakkangi lauda siis tegema, siis on ju idekas, siis nad ei pea oma toole kasutama lauana. Vot, aga praegu on niimoodi 2 toolikest olemas, nüüd ma võin tuppa, las nad naudivad neid ja nendest teeme mingisuguse laua. Vot nii. Video, need toolid sai tehtud 13. veebruar. Praegu on, ma vaatasin juba meelest, praegu on 21. märts. Ja viimati ma vist ütlesin seal, et ma hakkan lauda ka tegema, aga lauda polnudki vaja teha, sest et käisime prügimäel ja viisime prügi ära ja Birgit leidis sealt normaalse laua, mille me siis kaasa võtsime ja see on idekas lastele. Ta ongi mingi siuke telekalaud või siuke kohvilaud, siis siuke madal ja see lastele sobib ideaalselt. Aga mis siin toimub siis nüüd? Toolid on saanud korraliku testimist ja mõlemal on siis siit natuke lahti tulnud. Inged ei pidanud küll üldse vastu. No eks see süsteem ole halb ka, et ta niimoodi allapoole painutab seda. Aga ma arvasin, et need inged on natuke ikkagi tugevamad. Ingedega ma praegu väga vist midagi ei teegi, sest et mul ei ole midagi teha nendega. Eks ma löön nad sirgeks, panen äkki suuremad, pikemad kruvid sisse ja siis ei tule küljest, sest siin Aurelia toolil on neid täiesti ära tulnud. Et siuke plaan. Ja siis panen lihtsalt nurgad kuskile sisse või välja või ma ei teagi kuhu, kas noh, väga välja vist ei pane, pigem ikka vaja kuidagi sisse. Igasse nurka panengi ühe nurga, et rohkem äkki pole vaja. Ja panen ka kruve juurde, et ma paningi suht vähe. Ma mõtlesin, et no palju need lapsed ikka neid retsid ei jõuavad. Aga nagu näha, siis on korralikult retsi saanud. Ja jah, no need toolid on iga päev kasutuses ka selles mõttes, et neile väga sobivad need. Ja no see on hea. Nad saavad seal süüa, nad saavad seal joonistada ja kõik asju teha. Et selles mõttes on toolid end ära tasunud ja nad hoiavad seal asju all ja kõik asjad. Aga praegu siis panen kaamera tööle, filmime natuke, kuidas ma siin need heaks saan, need toolid. Või noh, mitte heaks, aga noh, äkki paremaks ja kuu aega jälle kestavad ja siis vaatame uuesti, mis saab neist. Vot, aga teeme siis natuke parandustöid. Ja ongi toolid jälle valmis, et sai siin nüüd tugevdusi tehtud, sisse läksid siis uued nurgad, siia Danieli toolile panin ikka korralikult kruve ka siia taha, et ta enam seda lahti ei väänaks, loodetavasti ei vääna, siia sai siis tugevdused pandud, et kui see lahti teha, siis ta ei painuta neid hingesid kogu aeg, et äkki on sellest kasu, ma loodan, eks näis, et noh, nagu ma juba ütlesin, ega need ilusad asjad pole, need peavad lihtsalt olema praktilised. Ja siiamaani on nad olnud. Loodame, et nüüd on edasi ka. Ja siin samamoodi sai tehtud siia see tugi. Toetab siia. Tagasi kukku, näpud vahele ei jää. Mõlemal natuke paindes. Või noh, natukene nurga alla jäävad. Ja nii ongi. Põhimõtteliselt nüüd ongi see, et eks ma filmin
mingi aeg toas ka klipi näitan, siis milline see nii-öelda setup siis on, kus on neil laud ja toolid seal ja jah, ega rohkem midagi ei olegi. Siuksed asjad, siin väike vahevideo nädala keskele. Noh, väike ta ei ole vist, ta tuli päris pikk, sest et tööd tuli rohkem kui ma arvasin või klippe. Aga jah, siuksed lauakesed, mis sai siin ära kasutatud nüüd siis, lauajupid või asjad, mis mul siin olid, mis me saime köögimööbliga kaasa, mida vaja ei olnud lõpuks. Vot nii, aga davai, ega ma rohkem vist siukseid asju ei viitsi teha, sest noh, võib-olla viitsin, vaatab. Kui jääb midagi üle ja lastel on midagi vaja või kuskil, siis eks ikka saab midagi teha. Siin maas on juba mingi värvitud juppe ja asju, et natukene siin tegemist on selles mõttes, et jah. Vaatame nüüd toas ka asjade üle. Ärge seina tähele pange, seinad on siin rõvedad, lapsed on saanud ilusaid joonistusi ka teha sinna. Aga see on see laud, millest ma mingi aeg rääkisin. Täna on 11. juuni, nii et aega on läinud jälle kõvasti mööda. Pärast seda viimast remonti ei ole vaja enam toole alt remontida, et need on täiesti koos püsinud, mis neil siin sees on. Kidra. Aurelial on siin kitarr ja laaluseid ei kasuta kumbki. Need läksid minema, et neid pole enam vaja. Ja Danielil samamoodi. Manti täis ja mingeid asju, aga igapäevaselt kasutus nad kogu aeg istuvad siin, nad söövad selle laua ja toolidega ja nad maalivad siin praegu, ma ajasin nad ära, et filmida siin ja jah, siuksed on. Ilusad ei ole, aga töötavad ülihästi ja rohkem polegi siin vaja. Vot siuke see osa tuli, et sai siin natuke tehtud. Mõned 2 tooli, mitte midagi ilusat, aga töötavad asjad, lastele sobivad, neid ilu ei huvita. Ja nii on. Vot, et ega rohkem vist ei olegi. Siuksed need toolid said ja sai siin nüüd lõpuklipp filmitud, kus siis sai vaadatud, kuidas nad nüüd vastu pidasid 2-3 kuud või. Palju on märtsist juunini, ma ei tea, 3 kuud äkki. Et jah, nii see osa oli siis. Davai, tšau siis!